Hei, Siim siin, täna räägime, kuidas harilikke murde teisendada kümnendmurdudeks. Nii, ülesanne on teisendada harilik murd 87/60 kümnendmurruks. Nii, nagu sa mäletad, siis see murrujoon iseenesest tähendas ka jagamist. Ehk siis küsimus on siis, et mitu 60 mahub 87 sisse. Ja siis, kui me selle oskame vastata, siis olemegi saanud kümnendmurru vastuse. Nii, aga pane video pausile, proovisid ise kõigepealt ära lahendada ja siis vaata pärast, kuidas mina seda tegin. Nii, ja mina alustan. Kuna seda põhimõtteliselt võib välja kirjutada jagamisena, siis ma kirjutan välja selle jagamisena. 60 võrdub. Ja see on lihtsalt tavaline täisarvude jagamine ja siis ma hakkan seda tegema. 87 sisse mahub 60 üks korda. Ja see on siis täpselt 1 korda 60 on 60. Kui me lahutame, siis me saame 27. Nii, ja 27 ja nüüd meil, kuna rohkem arve alla tuua pole, siis me peame siia komad panema, siia ka koma ja võtma nulli alla, sellepärast koma läheb nulli alla. Võtame nulli alla, 270 sisse läheb 60, kui ütleme 27 sisse 6 läheb 4 korda on 24, 5 korda on 30, ühesõnaga 24 ehk jagatud 6-ga, see on siis 4, ehk siis 4. 4 korda 60 on 240. Kui me need omavahel lahutame, me saame, et meil jääb alles 30 ja kuna 30 on ikkagi veel väiksem kui 60, siis me peame siit selle teise nähtamatu nulli ka alla tooma. Toome teise nähtamatu nulli alla. Ja proovime nüüd 300 sisse 60 ära mahutada. Kui ma tean, et 30 sisse mahub 6 5 korda, sest see annab, just 5 korda 6 on 30, siis see 60 sisse, 300 sisse läheb 60, läheb samamoodi 5 korda, ehk siis see on 5. Ja kusjuures on täpselt 300. Nii, olemegi leidnud ülesse kümnendmurru, mis siis on sama, mis 78/60, aga välja kirjutatud siis kümnendmurru kujul. Nii lihtne see oligi, ei mingit keerulisust. Ole tubli!